Isiklik jätkusuutlikkus ja ESG igapäevatöös. Kuidas see välja näeb? Vaatame. Kliimaprognoos ja muutused mõjutavad igaühte. Siin justkui enam küsimust ei ole. Sellega on kõik teadlased ühte meelt ja keegi meist puutumata ei jää. Ja Eesti piirkonnale on samamoodi kõik need mõjud ju sõnastatud, välja kujundatud ja öeldud ka riigi kliimaministeeriumi lehel näiteks saab neid mõjusid vaadata. Ja tõepoolest, et kus läheb siis see isiklik piir, vastutus, tegevus ja kus algab ettevõtte vastutus, kus algab riigi vastutus, et seda vastutuse palli siin on veeretatud ühte ja teistpidi, et öeldakse, et siis kuni tarbimine ei vähene, ei juhtu midagi, kuni kaevandatav, kasvatatav toore pole kallim kui taaskasutamine, ei juhtu midagi, kuni riik ei reguleeri, ei sunni, ei trahvi, ei juhtu midagi. Ehk neid stsenaariume ja arvamusi on siin küla peal ju omajagu. Aga see tegelikult taandub kõik sellele, et iga väike liigutus oma mõju, sest et kui miljonid inimesed ei osta plastpudelid või ei tee lisaostu või ei osta mustal reedel ennast oimetuks lihtsalt sellepärast, et saab soodsamalt, mitte sellepärast, et mul on vaja neid asju, siis ju kõik need asjad hakkavad mängima. Ja ettevõtluses samamoodi räägitakse ka palju sellest, et see on justkui väärtuspõhine otsus. Minu jaoks see on A, väärtuspõhine otsus, B, see on äriline otsus, see on väga vajalik, et neid liigutusi, harjutusi, mõõtumisi, vähendamisi teha, sest et toore hakkab kallinema, tarneahelad hakkavad riske põhjustama, äärmuslikud ilmastikutingimused hakkavad riske põhjustama, toimepidevus, elekter, katkestused ja nii edasi on ju kõik äri jaoks oluline info. Ettevõttes töötavate inimeste juhtide jaoks oluline info ja ka samamoodi riigi tasemel töötavatele inimestele oluline info. Nii et igal juhul me oleme kõik selles justkui koos ja väga keeruline ongi öelda, et kes siis justkui rohkem vastutab või rohkem süüdi on. Minu meelest see ei olegi väga oluline. Oluline on see, et me tegutseme, otsime vastuseid ja justkui näeme seda suurt eesmärki koos, isegi kui tõepoolest see õpikõver on veel alguses ja vastuseid on vähem kui võib-olla meeldiks. Aga tegelikult on ka täiesti välja arvutatud, tunnustatud meetoditega, et mida iga eraisik saab ise teha, et oma mõju, negatiivset keskkonna mõju vähendada. Ja esikohal minu meelest Eesti jaoks väga aktuaalne teema nimega auto. Ja auto maksustamine, kas see on varamaks või see on kliimaga seotud maks. Et see dialoog ju on meil olnud siin väga aktiivne ja aktuaalne, aga tõepoolest esimesel kohal siis eraisiku auto ja A, see auto tootmine, B, see kütus, mida auto oma eluajal tarbib, on loomulikult suure mõjuga. Aga jällegi konteksti tuleb juurde lisada, kellel see on võimalik, kellel see ei ole võimalik. Maapiirkonnas lapsed kooli, trenni, lasteaeda, pean autost loobuma. Kas see on mõistlik, et alati tuleb see kontekst sinna juurde ka panna? Elan kesklinnas, pere peale 2 autot, 98% ajast seisavad garaažis, parklas, siis juba võib kaaluda. Et tõepoolest see number 1 auto. Number 2, lenda harvem. Minu meelest seda komponenti nüüd väga palju nügis emake loodus ise, kui ta saatis meile koroona. Ehk et koroona ajal ju väga palju seda reisimist ja ärikohtumisi ja sellist emotsiooni ajal lühemaid, pikemaid reise. See harjumus justkui vähenes drastiliselt.
ja see ärikohtumise pidamine erinevas asukohas. Täna on väga okei alternatiiv teha ka see kohtumine online, mis ei tähenda, et me justkui oleme suutnud seal nulli viia, loomulikult mitte. Ja lennumahud on ka ju taastunud väga suures mahus peale koroonat, aga ikkagi ehk siis see harvem lendamine kui osa jalajäljest. Kodus taastuvenergia kasutamine ja see on ka selline tõusev trend, kus siis oma kodudes, majades, kortermajades on päikesepaneelid katusel ja taastuvenergia tootmine käib. Elektri- või hübriidsõiduk, kui mul on juba auto, ma sõidan autoga, siis ta võiks olla elektri- või hübriidmootoriga. Number 5, vegan toitumine, taimne toitumine. Jällegi ei ole seesugune distsipliin, mida saab kohe ühe päevaga harrastama hakata või et otsustan, et okei, täna õhtust rohkem midagi ei söö, mis pole taimne. Et ka sellised taimsed teisipäevad või 1 kord nädalas või 2 korda nädalas taimsed toidukorrad on juba suure mõjuga, kui seda teeb väga palju inimesi. Mõned ettevõtmised näiteks ka oma kohvikutes teevad kohvikupidajale reegli, et korra nädalas peab kogu menüü olema taimne ja see on juba päris suure mõjuga samm. 6. kohal rattasõit, kõndimine, ühistransport on väga loogiline. Ja kliimasõbralik köögitehnika, mis tähendab siis seda, et kui meil köök on maast laeni tehnikat täis ja kogu see tehnika on kogu aeg vooluvõrgus, isegi kui me parasjagu seda kohvimasinat või blenderit või ahju või pliiti või külmikut on raske välja võtta, aga kõiki neid muid kasutame kogu aeg passiivselt, siis see mängib tegelikult rolli. Ja teises pooles siin topis võib-olla vaatame veel korra numbrit nimega 14 ehk et see toidukadu vähendamine. Minu meelest see asub küll põhjendamatult kaugel sellest top 3-st. Et see toidu raiskamine ja toiduga seotud ressursikulu, mis tähendab vett, maapinda, väetist, tööjõudu, ladustamist, mõningatel juhtudel järelküpsetamist, pakendamist, transporti ja nii edasi, et toidu jalajälg on ääretult suur. Ja arvestades, et erinevatel hinnangutel isegi kuni pool jääb söömata erinevates piirkondades, arenenud riikidest räägime, siis see on tohutu raiskamine. Ja see on nüüd küll komponent, kus igal ühel on väga suur mõju, kuidas me planeerime oma toiduoste, kuidas me sööme kõik lõpuni, ei lase halvaks minna või viska kas kinnist pakendit ära, sest et ma ei suutnud seda nädala jooksul ära tarbida, sest ma tahtsin midagi muud või mul oli mingi muu isu. Et kõik selline distsiplineeriv tegevus, mis vähendab oluliselt toidu raiskamist, on väga suure positiivse mõjuga. Ja viimasel kohal siin nimekirjas on komposteerimine ja see on justkui ka selline madalal rippuv vili ja loomulikult biolaguneva jäätme sorteerimine eestlasele ei tohiks nüüd küll enam olla tuumafüüsika. On üks mõõdik nimega ülemaailmne ületarbimise päev ja see tähendab seda, et on välja arvutatud kuupäev, millal saaks planeedi Maa selleks aastaks ette nähtud loodusressurss otsa, kui kõik elaksid nii, nagu inimesed selles riigis. Ja siis on analüüsitud kõiki riike ja Eesti on seal huvitaval kombel väga tipus. Ja miks me oleme väga kõrgel kohal, et kui kõik inimesed elaks nii nagu eestlased, siis saaks planeet Maa aastaks ette nähtud ressurss otsa juba märtsi alguses. Ja siin on meie 3 komponenti. Meil on veel siis põlevkivi kasutusel. Meil on suur ühiskonna liikuvus, isiklik auto, lennud, transport ja toidu tootmine. Ehk me toodame oma pinnal päris palju toitu ise. Nii et ühelt poolt justkui julgeoleku küsimus, teiselt poolt jalajälje küsimus ja siin tuleb jälle see kestlik innovatsioon mängu nimega vertikaalne toidu tootmine ja kuidas me 1 ruutmeetrilt saame võimalikult palju
kätte. Nii et igapäevased tegevused, jätkusuutlik ressursikasutus ka hästi läheb kooskõlla ringmajanduse põhimõtetega. Ehk siis see keeldu, vähenda, korda, sorteeri ja need põhimõtted võiksid ka meil igal sammul igapäeva otsustes kuklas siis endast kogu aeg märku anda, kas meil on vaja kõiki asju, mida me tahame osta, mis on ilusad ja edevad, mida me saame vähendada, mille tarbimist me saame vähendada, mida me saame korduvalt kasutada, mida me saame, ma ei tea, viia õmbleja juurde korda tegemisse, kui ise ei ole kodus neid vahendeid või oskusi. Kusjuures huvitav on see, et põhjus, miks visatakse, kõige suurem põhjus, miks visatakse riideesemeid ära, on asjaolu, et nööp tuleb eest ära. Ja see on minu meelest päris selline kurblooline asjaolu. Ja tekstiilijääde ju üks suurima jalajäljega jäätmeid globaalselt. Ja sorteerimine. Loomulikult mina ise tahaks loota, et see on ka tegevus, mis on juba kõigil hügieen ja keegi enam teistmoodi ei oskagi küll, aga ma olen kuulnud, et tõepoolest on veel majasid ja korteriühistuid, kus ongi ainult üks prügikast. Aga ma loodan, et see ka lähitulevikus ka need üksikud kohad likvideeritakse. Energiavesi. Jah, kuidas me tarbime oma energiat, kuidas me tarbime vett, kas me kastame muru. Siin ju on juba olnud mitu suve, kus ka Eestis on piirkondi, kus juba on kas rakendatud veepiiranguid, et ei tohi oma murulappe kasta või on peaaegu jõutud selleni, aga õnneks on loodus ära päästnud vihmahoogudega. Nii et selgelt Eesti teema ka näiteks Viimsi ja Saku, mis on siis ka juba kogenud seda, et kas tuleb ära keelata või piirata vee tarbimist, magevee tarbimist või peaaegu on selle otsuseni jõutud. Transport, loomulikult iga päev liigume ühes või teises suunas, lühemaid, pikemaid distantse ja toitumine. Aga mis on veel väga oluline komponent, mida me ei olegi tegelikult ühegi mooduli sees veel jätkusuutlikkuse komponendina käsitlenud, on vaimne tervis. Ja see ju on justkui kõige alus, sest et kui me oleme ellujäämisrežiimil, kriisist kriisi, stress, pinge, määramatus, määramatus tuleviku ees, teadmatus tuleviku ees, see kõik on väga selgelt ka vaimse tervise näitajatele väga kehvasti mõjunud ja kestlik innovatsioon või innovatsioon üleüldse justkui ei saa ju tekkida, kui inimene on ellujäämisrežiimil. Ja seepärast see ise terveks jäämine, ise jätkusuutlik olemine, ise ellujäämine, et siis seda väärtust luua, et keskkonnamõjusid vähendada, eeskuju näidata, suunda näidata, testida, otsida, on ääretult oluline. Nii et ma kindlasti rõhutaks seda isiklikku jätkusuutlikkust ka ja siin on, nüüd kutsutakse piduliku sõnaga biohacking, biohäkkimine. Vanasti kutsuti seda magamiseks, tervislikuks toitumiseks ja trenni tegemiseks. Ja psühholoogilisel turvalisusel ja vaimsel tervisel on ka tohutu mõju loomulikult ka organisatsioonidele ja nende kestma jäämisele. Ja isegi AI, mis ka ju meid siin igatepidi mõjutab igas valdkonnas otsapidi sees, 25 aasta AI uuring tehti, et milleks siis inimesed kasutavad AI-d ja number 1 on teraapia ja üksilduse leevendamine. Nii et kuigi jah, võib-olla me räägime hästi palju, kuidas see võtab töökohti ära ja teeb kõik meie targa töö ära ja nii edasi, mis kindlasti peabki paika, siis täna me oleme veel sealmaal, kus AI-st otsitakse lihtsalt üksilduse leevendamise jaoks abi. Nii et igaüks saab panustada, riik saab panustada, eraisik saab panustada, ettevõtja saab panustada, riik, ametnikud, hankekomisjonid saavad disainida hanketingimusi, nügida, teha kestlikke investeeringuid, testida, otsida ja näidata eeskuju ja öelda, et jah, me läheme ees, me panustame, isegi kui see täna on võib-olla natukene kallim, siis see pikas perspektiivis on igal juhul mõistlik, tasuv ja loob teed
kestlikku tulevikku. Mina tänan ja loodan, et olete koos minuga kõik need moodulid läbi käinud, saanud enda jaoks midagi uut ja huvitavat. Kui sul nüüd tekkis veel mõni küsimus, siis anna kindlasti sellest teada, võid mulle helistada või kirjutada. Video alt leiad mõne kontrollküsimuse ja lisaallikaid ja lõuendi iseseisva töö jätkamiseks. Mina tänan ja liigume koos kestliku tuleviku suunas.